Tšau, kuidas teil läinud on? Minul on läinud tegusalt, kiirelt ja ma mõtlesin, et vahelduseks ma filmin teile lihtsalt sellise väikse update video, räägin, mis vahepeal toimunud on, mis mul plaanis on. Igatahes praegu on minu jaoks suht põnev aeg. Lisaks sellele, et kõik lilled õitsevad ja kõik on väga ilus, kaunis looduses. Lisaks siis sellele on hakanud paljud asjad liikuma, mis on vahepeal toppama jäänud ja mida ma olen päris pikalt oodanud. Aga jõuame ükshaaval nende asjadeni. Järgmiseks videoks ma plaanisin teha ühte videot, mida ma olen näinud ka teisi tegemas. Ma arvan, et keegi oli veel, aga Cody Co tegi oma tüdruksõbraga sellise video, kus nad proovisid erinevaid snäkke ja panid need edetabelisse ritta. Ma olen ühe korraga ise teinud snäkkide video, võib-olla nagu te mäletate, aga need olid Aasia snäkid. Kuna ma ise väga palju erinevaid snäkke ega maiustusi ega, ma ei tea, suupisteid isegi nii väga ei söö, siis ma mõtlesin, et ma küsin teie käest, mis on näiteks teie lemmiksnäkid, maiustused, ma ei tea, joogi kõrvale, söögi kõrvale, filmi vaatamise ajal, kuskil sünnipäeval lauale panekuks. Et kirjutage palun kommentaaridesse, mis on teie lemmiksnäkid. Need võivad olla siis soolased või magusad, aga mis ei ole nagu eraldi toit, vaid on nagu suupiste või snäkk, ma ei tea. Ma ei tea, kus see piir täpselt läheb, aga no, ühesõnaga kirjutage, mis on teie lemmiksnäkid. Te võite ka panna sinna nimekirja nagu snäkke, mis on nagu mingi eriti kummalised või millele reaktsiooni te tahaksite näha. Ehk siis mõnes järgmises videos, ma ei tea küll millal ma selle täpselt filmin, aga õige pea me siis Andresega proovime neid snäkke ja reageerime nendele ja teeme edetabeli, millised siis on kõige paremad. Aga jah, kommenteerige alla. Nii, mis siis veel? Lähiajal on valmis saamas minu köögimööbel. Ma olen vist sellest köögimööblist teile varem juba natukene ka rääkinud, et ma olen oodanud seda päris pikalt, sellepärast, et ma kolisin siia korterisse nüüdseks juba 5 aastat tagasi ja suhteliselt peale seda, kui ma siia kolisin, tegin ma ka köögimööbli joonised ja esitasin siis nii-öelda tellimuse. Ühesõnaga, ma ootasin mingi 4, võib-olla isegi juba 5 aastat köögimööblit ja seda ei tulnud ega tulnud. Ühesõnaga, mulle soovitati ühte head puidumeest köögitegijat, kes on siis tuttav ja kes pidi siis mingitest olemasolevatest jääkidest, mis olid juba tal olemas, sellised huvitavad kapi uksed asjad olid tal olemas ja siis niimoodi tuttava kaudu ma siis lootsin saada võib-olla veidi odavamalt, aga teades, et hea töömehe käest siis kööki. Ja kuna ma siis nii-öelda ametlikult ei esitanud siis hinnapakkumist ega ei teinud nii-öelda siis ametlikult seda tellimust, vaid lootsin siis nagu tuttavale, kes siis saaks muude tööde kõrvalt siis teha mulle ka köögimööbli ja selle asjaga ei läinud nii hästi. Ma arvan, et ma loobusin jah kuskil pool aastat tagasi, et võib-olla kuskil 4 aastat ma ootasin seda köögimööblit. Vahepeal jälle uurisin, kui kaugel asi on, siis sain teada, et midagi on natukene juba tehtud ja anti uus lubadus, et millal see asi valmis saab. Ja siis ma jälle ootasin ja jälle lootsin, et kas siis mingil puhkusel või vaheajal lootsin, et saab selleks ajaks valmis, et siis mul oleks aega veel seal üle värvida asju ja sättida. Ja see aeg ei jõudnud kätte. Ja ma ei hakka siin mingeid nimesid ega firma nimesid ega asju mainima, sest et see ei ole oluline. Sest ma arvan, et kui te satuksite tellima sellest samast firmast ametlikult ja ilusti korralikult, siis te saaksite väga hea töö ja väga hea tulemuse. Ja see firma ei ole niikuinii kohalik, see on Jõgevalt kaugel.
ma olen kindel, et ta niikuinii ei tea seda firmat ega neid inimesi ja loo moraal ei ole kedagi halvustada. Jutu mõte oli rääkida, miks mul ei ole veel siiamaani köögimööblit. Kunagi ma veel lootsin, et kui ma saan oma korteri ilusti valmis, siis ma teen oma korterist ilusad fotod, teen korraliku blogi, kogu korteri tuurist ja värgist. Ja nüüd on mul juba magamistoas nagu põhimõtteliselt põrandad juba nagu nii kulunud, et ma peaksin neid hakkama uuesti üle värvima ja mul ei ole ikkagi siiamaani köögimööblit. Peale seda 4 aastat ootamist oli veel selline asi, et üks Andrese tuttav lubas meile köögimööbli teha. Ma tegin uuesti joonised, olles natukene veel asju ümber mõelnud, natukene täpsustanud ja siis tuli see Andrese tuttav, kõik rääkisime ära, mõõtsime üle, kõik sai ära räägitud, mul oli jälle hing rahul, nii nüüd saavad asjad lõpuks liikuma. Ja siis paari kuu pärast see tüüp ütleb, et kuule, mul ikka ei ole aega teile mööblit teha. Ja siis mul oli lihtsalt jälle nagu, mis pagana köögimööbli needus mul nagu peal on, et see valmis ei saa. Ma tean, et isegi öeldakse, et köök on seotud sissetuleku ja raha asjadega nagu selles mõttes, et kui nagu köögis ei toimi asjad, siis on ka nagu rahakanalid kinni. Nii et jääb loota, et kui lõpuks see köök saab valmis, köök ilusaks, siis äkki läheb rahaasjadega ka paremini, ma ei tea. Ma ei tea, üks tuttav rääkis mulle nagu sellisest seosest, ma ei tea, kas see on tõsi. Ma mingi aeg kirjutasin Facebooki, et soovitage siit kandist köögimööbli tegijaid ja ma sain väga palju häid soovitusi ja väga kiideti ühte firmat, kes tegutseb Tabiveres ja nemad siis praegu on juba peaaegu köögiga valmis saanud ja siis, kui kõik on valmis, siis ma saan teile lõpuks teha selle kaua oodatud tervikliku korterituuri, kuigi ühest otsast juba korter võib-olla vajaks varsti remonti ja teine ots pole veel valmis saanud. Aga jah, ma ei tea, mul on lihtsalt siuke tunne, et nagu lõpuks hakkavad asjad liikuma. Nagu isegi kõige suurem probleem selle köögiga on olnud veel see, et oleks, et ma nagu lihtsalt tahaks mingit vanat köögimööblit uuendada või midagi, aga lihtsalt mul ei olegi köögis köögimööblit, mul on mingid madalad, mingid vanad kapid, mille peale on lihtsalt kastidega asjad tõstetud. Mul on pliitpesumasin ja siis on lihtsalt, ma ei tea, asjad üksteise otsas. Ja mul ei ole köögis kraanikaussi ega kraani, nii et kõik, ma ei tea, lihtsalt söögi tegemisel, kui tahad vahepeal näppe loputada, siis tuleb joosta vannituppa. Vann on pidevalt mingeid potte panne täis nagu ja siis on vanni puhastamine nagu kogu aeg jumala keeruline, sest et kogu aeg on mingi rasvased asjad seal. Et vannituppa minna, pean jooksma siit läbi valge ilusa magamistoa üle valgete vaipade, lootes, et midagi maha ei tilguta, et nagu just see nagu valamu osa on nagu võib-olla kõige piinarikkam olnud. Ja siis teine asi ongi umbes siis, kui keegi on vetsus on ja siis ei saa mina ei süüa teha ega köögis midagi teha, sest et võib-olla mul on vaja vahepeal lihtsalt vett võtta või näppe loputada või nuga pesta või ma ei tea. Tavaliselt ongi näiteks Andres tuleb töölt, tahaks nagu pessu minna, et samal ajal kui mina süüa teen, siis ta ei saa seda lihtsalt teha, sest et mina jooksen nagu vannitoa vahet, kas ma tahan näppe loputada, kas ma tahan nuga pesta, kas ma tahan vett võtta või mingi aedvilju pesta ja lihtsalt meil on üks valamu ja vett ei saa ka kuskilt mujalt. Nii et see on võib-olla kõige nagu tüütum olnud nagu siiamaani. Kui ma oleks teadnud, et selle mööbliga nii kaua läheb või et seda mööblit ei saagi sealt firmast, kus ma alguseks lootsin, siis ma oleks ammu võib-olla pannud mingi asendus, mingi valamu või midagi, et nagu ma oleks saanud nagu vett võtta, aga nagu kogu aeg oli see teadmine, et paari kuu pärast juba saab võib-olla köök valmis, et mul ei ole mõtet nagu mingit asendusasja nagu panna, et kohe-kohe saab nagu kõik valmis. Ja põhimõtteliselt ma ei usu, et see köök on mul olemas enne, kui see köök on mul paigaldatud ja kõik on korras. Aga kuna me läksime eile ettemaksu tegema ja me nägime meie mööblijuppe, mis on super nunnud ja ilusad minu meelest, siis ma nagu juba natukene usun, et ma saan selle köögi lõpuks. Vot, selline köögijutt. Ja paar päeva tagasi ma ostsin kaltsukast, siukseid vanaaegseid kangaid, siin on näha
siukest tikitud kangast ja siis on sellised alt pitsidega kangad ja kuna mul tuleb köök selline ka vanaaegses stiilis, siis mul on plaanis panna pesumasina ette siis sellised satsilised kangad, mis siis tekitab siukse vintage hõngulise köögi ja mingi aeg ma õmblengi nendest pitsilistest tikitud kangastest sinna mingisugused siis nii-öelda kardinad ette. Mingi aeg ma mõtlesin teha ka video veel oma psoriaasi kohta, et ma ühes videos rääkisin teile, et mul on ravimatu haigus nimega psoriaas ja päris mitmed teist kirjutasid ka, et kas teil on või teie tuttavatel või teie vanematel on ka psoriaas, et nii huvitav oli nagu seda kuulda või mõned nagu kirjutasid oma kogemusest veidi ka. Mina näiteks lapsepõlves otseselt ei teadnud kedagi, kellel veel võiks psoriaas olla, et haiglas olles ma küll nägin vanemaid inimesi, nagu kellel oli kätel nagu need kõik nahk ketendas ja nii edasi, aga nagu ma ei tea, ma otseselt nagu ei teadnud kedagi, kellel oleks veel psoriaas olnud, võib-olla lihtsalt nad ei rääkinud mulle seda. Aga see eelmine video oli mul juba nii pikk, et ma väga palju nagu sel teemal isegi ei rääkinud või oma lapsepõlve kogemustest või kuidas mul koolis sellega oli või kui hullult mul see oli või kui mitte hullult mul see oli. Et õnneks ma nagu olen üritanud elada nii, et ma ei mõtle väga selle peale ja mida vähem ma mõtlen selle peale, seda vähem ma põen või seda vähem ma muretsen ja tavaliselt ka seda vähem see haigus mul välja lööb. Aga lähiajal nagu mul on veidikene jälle see haigus välja löönud. Tavaliselt on olnud mul nagu peanahk alati see, kus nagu on see haigus olnud, ehk siis ma pidevalt nagu isegi tähele panemata ma sügan kas enda pead, sest et lihtsalt nagu mul on terve eluaeg põhimõtteliselt peanahk nagu põlenud, sest et kõik on katki ja sügeleb ja ma olen alati nagu põdenud, et võib-olla see tundub teistele, et ma mingi mustuse pärast sügan ennast, et ma ei pese ennast ja siis mu pea sügeleb või ma ei tea, ilmselt ma mõtlen üle, aga arvata võib, et on inimesi, kes mõtlevad igasuguseid asju. Et jah, peanahk on üks nagu hullem koht olnud alati ja algklassides mul oli ka nagu üle kere nagu laigud ja mingi aeg hiljem lõi ka välja kas 9. klassis või 12. klassis ka tegelikult. Ma arvan, siis kui oli see eksamite periood ja kõik selline raskem aeg, siis oli ka see hullem. Aga viimasel ajal on mul olnud peale pea veel ka kulmude sees ja ma olen seda ka kuulnud, et nagu osadel on just nagu kulmudega see seotud olnud. Ja saate aru, nüüd nagu paar päeva ma olen nagu mõelnud, et imelik, et mul nagu silm sügeleb, et mis värk on. Ja saate aru, mul on silmalau peal ka see mingi psoriaasi koht, ma ei tea, kas te näete. Siin on selline veits nagu paksem nahk nagu lau peal. Igatahes päris creepy, mul ei ole nagu silmalau peal kunagi varem psoriaasi olnud, aga nagu näha on nüüd on. Millest ma veel tahtsin teile rääkida? Paar videot tagasi ma postitasin ühe muusikavideo. Ma võib-olla ei jõudnud nagu seda mainida, et see on nagu rohkem nagu laulusõnade video, kuna seal väga palju tegevusi ega väga erinevaid kaadreid, vaateid ei olnud, et sellised kiiremad, odavamad versioonid muusikavideodest on siis laulusõnade videod, kus on kirjas laulusõnad ja siis on selline tagasihoidlikum videopilt või siis mõni kasutab mingi ulme arvutigraafikat ja teeb siis sellise video, aga et jah, et nagu võib-olla seda ei saanud päris täisväärtuslikuks muusikavideoks nimetada. Ja nagu ma loodan, et teate või saate aru ka, et mul ei ole mingisugust tiimi taga. Et kui ma teen oma asju, ma teen täiesti üksi. Et kunagi muusikat tehes mul oli palju toredaid inimesi ümber, kellega koos sai igast asju teha,
kes olid siis oskuslikumad, ma ei tea, muusika tegemisel, taustade tegemisel, pärast asja kokkupanemisel, et viimastel aastatel, kui ma olen muusikat teinud, ma olengi teinud täiesti üksi videod, asjad, filminud, kokku pannud kõik üksi, et nagu selles mõttes see ei olnud mingisugune megaproduktsioon, megatiimiga, et see oli selline üksi omaette nokitsetud asi ja päris mitmed teist olid dislike'i pannud sellele videole. Et noh, muusika on alati selline vaidlemiskoht, muusika maitseid on erinevaid ja noh, kõigile ei peagi kõik asjad meeldima ja ma tean, et tuleb tähelepanu pöörata positiivsetele asjadele ja väga paljud teist olid ka muidugi laikinud ja aitäh teile selle eest. Ma olen muusikat teinud sellepärast, et mulle endale meeldib seda teha, ma naudin seda protsessi ja seda tegevust ja jah, see ei peagi kõigile meeldima. Aga jah, ma ei tea, ma mõtlesin, et noh, ma tean, et ma ei pea ennast õigustama või ma ei pea nagu üldse sellest välja tegema, aga lihtsalt ma ei tea, ma mõtlesin, et ma igaks juhuks mainin ja räägin nagu siin sellest, et kogu see lugu ja video oli pigem jah selline hetke emotsioon ja selline mõnus meeleolu sellisest õunapuude õitsemise ajast, mis mulle meelde jäi. Mida siis veel rääkida? See kaamera on nii raske. Kohe on jaanipäev tulemas. Teie jaoks, kes seda videot vaatavad, on juba jaanipäev ilmselt läbi. Ja te võite kommenteerida, mis te tegite jaanipäeval. Kas te tegite tuld? Ilmselt mingeid suuri linnade, valdade poolt korraldatavaid jaanitulesid vist see aasta ei ole, nagu ma aru saan. Et huvitav oleks teada, mis te jaanipäeval tegite. Ja hambakapede ravi mul ka veel käib. Ülemiste hammaste ravi on läbi, nagu ma teile vist ka juba varem rääkisin. Alumised veel ei ole päris sirgu. Aga ma ei tea, sellega võrreldes, mis nad kunagi olid, on praegu juba tulemus päris hea. Uue ravi kohaselt on mul siis praegu 5. kaped 14 all. Ja ülemistel hammastel on praegu juba retainerid. Aga mulle tundub, et tänane video on juba päris pikaks veninud. Ja ma loodan, et te kommenteerite alla, mis teie lemmiksnäkid või maiustused või suupisted filmi vaatamise ajal on. Ja me teeme Andresega selle video, kus me siis maitseme neid ja paneme need snäkid edetabelisse. Ja ma loodan, et teil on kõik hästi. Ja kui viitsite, siis likeige seda videot. Ja kui te seda veel teinud ei ole, te võiksite ka subscribe ida. Ja näeme juba teiega järgmisel nädalal uues videos. Tšau!